tere, täna on 1. juuni, pühapäev, lastekaitsepäev on täna ja kõik lapsed ja lapsemeelsed, täna on nende päev, aga mina lähen ühe mäe otsa ronin. See on nagu reaalselt mägi. Ma olen siit mööda sõitnud 748 korda siit mööda maanteed, aga selle mäe otsa ma ei ole elu sees mitte kunagi roninud. Mõtle. See on üks mägi. Tegelikult ma jätan selle üldse viktoriini küsimuseks. Mis mägi see on? Selline küngas. Kõrgem küngas ikkagi omajagu kõrgem kui muu maapind siin. Küngas ta ei ole, ta on ikkagi mägi, võiks öelda. Kõrguste vahe on siin, ma arvan, oma mingi 20 meetrit rohkem. Mänd. Siin on väga ilus. Tundub, et nagu aheliku moodi on siin. Siin on lausa pink pandud. Saab puhata. Mitu pinki. Siin on üks kivi pandud ühele inimesele, aga ma ei saa näidata seda kivi, kuna tegemist on viktoriiniga, siis on kohe teada, mis kivi see on. Aga ma näitan emakeelepäeva puhul siis Meinard Laks, emakeelepäeva algataja. Ja, ilus koht. Ma olen siit hästi palju kordi mööda sõitnud. 723 korda. Maantee jookseb sealt. See koht on kusjuures arheoloogia mälestis ja riikliku kaitse all number 1420. Ägev. Ma kolan sinna tahapoole. Tundub, et sealt poolt on nagu kõrgem veel. Üsna suur, üsna pikk. Ja ta läheb veel kõrgemaks ja kõrgemaks. Ikka omajagu kõrgust on seal. Ja. Vau. Piibelehed õitsevad. Vau. Ja siit on päris korralik langus. Ja. Piibelehed, jah. Tundub, et see tee nagu jookseb aina üles poole kogu aeg. Kui selle alumise otsaga võrrelda, siis see on veel kõrgem, kõvasti kõrgem kohe. Vaatame, mis seal lõpus on.
mingi 100 meetrit läheb sinna nagu järjest ülespidi. Ja kahele poole on niisugune org. Vau, siin on küll kõrge. Talvel saab siit juba kelguga alla lasta. Päris pika liu saab siit alla. Ja. Eestimaa on täis selliseid ilusaid kohti. No vaata, ma olen puudelatvades kuskil, et see kõrgus peab omajagu olema. Tundub, et see on kõige kõrgem koht üldse. Et tahamale vaatad silmapiiril, me oleme nagu puudelatvades praegu. Selle mäe kõige kõrgemas kohas. Ja allapoole, igale poole jääb nüüd sügavalt kohe langust. Ma ei oska niimoodi silma järgi öelda, aga ma arvan mingi 30 meetrit, 20 meetrit. Jah, miks mitte. On küll, jah. Ja siin üleval on auk. Mäe otsas on auk, vaata. Väga huvitav mägi, meil otsas on auk. Pommiauk on siin, see koht. Ja siit talvel, kui lumi oleks näiteks, ma kujutan ette, saab korraliku liu ikka siit pikalt alla välja kohe. Sinna, kus me alustasime. No võt selline väike klipikene. Mis mägi see on? Mis mäega tegemist on? Andke teada. Suurele ringile.